kaardi peal vist mingi 27 000. Vähem. 26 000, 5 000, nüüd võib-olla mingi 22 000 juba, ma ei teagi. Iga tunni aega läheb 1 000 enam vähem. Me tegime trenni ära, nüüd võtsime süüa, oli nice, kõik on jälle kaloriprotad, kõik asjad on kirjas. Ma võtsingi siis salmoni selle ja mis sa võtsid, mingi energy bowli või? Arti võtsid mingi 500 selle. Oli nice ja kookosed võtsime ka. Thank you. No näete, siin tuligi kookosed võtsime ka. Päris hea või? Me tulime just spaast ka väike, ma ei tea, võib-olla tähelepanek või midagi, millega ma ise isiklikult ei ole üldse arvanud. Ma ei tea, Arti, kas sina oled, võib-olla mehed ei kasuta seda nii palju, aga et igal pool vetsudes, kas ei ole üldse vetsupaberit või kui on vetsupaber, siis on sildid juures, et ära jumala eest seda vetsupaberit vetsupotti palun viska, et on eraldi nagu prügikastid. Aga osades kohtades on lihtsalt vesi kõrval, et viska vett peale oma pissile või mis iganes sul sealt tuleb ja siis nii ongi vaata. Meil on alanud. Räigelt veidar nagu. Tahaks. Tere hommikust! Ma isegi ei tea, mitmes hommik meil on, mingi 6 võib-olla. Aga otsustasime, kuna meil on viimane öö veel siin üleval majutuses, et kuna allpool on räigelt rohkem teha, siis mõtlesime, et tõmbame allpoolt mingisuguse tegevuse vähemaks, et hiljem saame rohkem võib-olla fitness streetil käia või nii. Ja tulime täna siia kõige suuremasse veeparki, mille nimi on Andamanda. Võtamegi oma asjad, sõimegi hommikus ära ja tulime kohe siia. Ja ilmselt ma saan sees palju filmida ei saa, aga võib-olla netist panen teile mingid pilte, mis seal kõike sees on. Aga jah, see on põhimõtteliselt meie terve tänase päeva plaan. Pilet oli mingi 1600 pahti vist sisse ja no ilmselgelt tuleb veel sees mingi kõiki asju veel lisaks osta, et üsna pigem tuleb kulukas päev, ma arvan, aga jah. Ühesõnaga, täna on 1. aprill, me lendame koju tagasi 11. aprill, nii et tegelikult on üle poole reisi veel jäänud. Täna me paneme siit esimesest põhjapoolsemast majutusest oma asjad kokku ja sõidame taksoga siis allapoole, kus meil on Airbnb, ka nagu süke villa, samamoodi basseiniga nagu see siin. Ja ma teengi nüüd Arti sööb hommikusööki. Ma tellisin 2 fried rice'i täna hommikul, rohkem pakkisin need kaasa meile tegelikult lõunateks, et ülihea nagu saame sisuliselt tasuta süüa niimoodi. Ja ma teengi hommikuse pilates ära, käin veel passus, pesus ja pakin asju kokku. Ja siis lähme alla majutusse ja siis peale seda, kui me mõtlesimegi, et lähme täna, siis avastame kogu seda fitness streeti, et me teame nagu, mida nagu sealt oodata, kuhu trennidesse minna. Et tegelikult ju poisid ei ole saanud siiamaani kordagi korralikku sinna Muay Thai trenni minna, mille elanud nagu selle Thai reisi puhul kõige rohkem nagu elavil olid. Et jah. Lähme kolime alla ja vaatame siis kurikuulsa fitness streeti üle, et seal pidigi olema nagu, et kogu tänav ongi ainult Muay Thai trennid, jõuksid, mingi igas protekohvikud nagu health teema. Et loodetavasti on midagi sarnast nagu meil oli Balil, sest see oli nagu ülivägev. Aga jah, teeme pilates trenni.
maksad taksosse. Nii, meie praegune majutus oli siis siin nagu Phuketi üleval, Phuketi saarel. Ja nüüd on meie majutus fully siia alla. Ehk siis täiesti nagu suhteliselt tsentralisse, siin kuskil peaks see fitness street olema ka. Et päris äge varsti saab Muay Thai trenni proovida kohe või? Lõpuks saab, jah, ülevalt on kõik täiesti läbi öödud, üleval ei ole midagi teha enam. No nii, meie jõudsime meie teise villasse. Seal on jälle maja ees on basseinika. Suht mõnus siuke. Suht okei ju. Bathroom. Üks tuba. Väike siuke miniköögikaga. Ja meie tuba. Ülipeene. Nagu täpselt siuke väike, ilus, mõnus. Siin on ka rohelus on kõik ilusti taga. Ja meil on siis master ka. Väga korralik. Arti, jah. 2 tükki. 2 tükki. Värske koeraliha. Vaatame, kuidas maitseb. Peale $100 maksime 2 activity eest siis on ja? Ja näkku mingi 95-90 näkku maksime 2 activity eest, mis tundub suht norm 2 raidi ja ma ei tea, kas see zipline oli 1 raid just. Ja džunglis fully teeme, minu meelest Queenslandis on üks sarnane asi, aga fully nagu nende asjadega paneme kuskilt mäest alla, eks näis. Ma ei tea, kas ma üldse filmida tegelikult saan GoProga vaata. Mingi zipline'iga lased, ma ei saa kindlalt. Raknad peale, rätik pähe, et täisid ei annaks kellelegi. Aga jah. Valmis või? Ma ei tea, no. Suht hea diili said ka ju, räägime rahvale ka, et kui kirjutad peale Experienced Review, siis saad ühe tasuta slingshoti. Seal taga, kus visatakse lakkena. Eks ole näha, kas teha ka julgeb, aga marketing on väga hea. Sellepärast sellel kohal olidki 5-star review'd vaata. Yeah. Asja ära, et teeme kivikaid ja kes kaotab, siis läheb teeb slingshoti. Teeme lihtsalt kivikad. Okei, kui ma kaotan, siis ma alles hakkan parama. Selles suhtes, et kui ma praegu võidan, siis ma ei pea parama üldse selle pärast. Jah, ja kõik peavad ära tegema. Ja kui ei tee, siis teed võid niimoodi, et ei tee seda, aga teed kõigile õhtusöögi välja siis. See on see, kui ei tee, siis teeme nii, et ausalt. Kui sa parad, ei, õhtusöögi. Õhtusöögi, jah. Kokteili võid levalt maksta. Ja kokteili võid ka võtta, kui keegi teine teeb õhtusöögi välja selles suhtes. Võid kokteiliga võtta, jah. Ja, nagu et võtad õhtusöögi magustoidu, kokteili, eelroa, nagu et teeme siis selle asja nagu valusamaks, kui teha ei taha. Noh, davai. Oota, 3 peal või? Jah, 1, 2, 3. 3 peal või? 3 peal, 1, 2 ja siis 3, jah. 3 peal. Davai. 1, 2, 3. Kõike. 1, 2, 3. Ma ei pea. Teie kumbki teete. No teeke. No teeme nüüd. Oh my god, ma alati võidan küvikad ju. No ei võitnud, näed. Sinu õnn on pöördunud.
tundub, et võidud tulevad täna minule. Läheb. Mis tunne sul on praegu? No läheb. Ma nii mõtlen üle praegu, mis ma panen. Noh. 1, 2, 3. Oh my god. Seda ma ei oodanud, aga ma olen väga rahul selle tulemusega. Ma ei kaota kunagi ju. No, tundub, et olid liiga enesekindel. Kuule, aga ma ei suuda teha siukseid asju. Kõik on kokku lõpetud ise. Oh my god. Ei ole siin midagi. Ma ei tea, noh. On vaja teha siukseid asju, ma mõtlesin, et oba, siit oleks hea. Saan poistes siukse riili kokku panna, et nad peavad seda asja tegema ja nüüd tuleb välja, et hoopis mina, noh. No võt, elu ei ole alati õiglane. No nii, mis tunded meid valdavad täna? Miks ma teen siukseid asju? Kes kaotas Peti Birgit? Hästi lõpp. One more. Mis emotsioon on? Ma tõesti nutan lihtsalt, see on nii hull. Have you done this? Oh, follow me. You okay? Anti, tee ära, noh. Arvad? See on nii hirmus. Su käed niimoodi värisevad. Nii hirmus nagu see, kui... Aga oli äge see ju. hüpe nagu see tunne kõhus, see on nii hull lihtsalt nagu... Aga oli äge ju. Oli väärt ju. Oli väärt ju. Ja, kindlalt. Väga äge. Näita inimestele enda käsi. Pane käsi nii. No nii. Väga hull. No selles suhtes mul on väga fucking hea meel, et ma selle ära tegin. Pole kunagi siukest asja teinud, aga nagu see tunne kõhus, vaata, nagu see, kus sa uuesti teist korda ka alla kukud, vaata. Nii hull lihtsalt. See on see reisimise reaalsus, või? Päeva jooksul on lihtsalt sellised hetked, kus... Mis sind oled, jah? No see oli korralik matk ikka, jah, sa ütlesid, sammud saime täis järelikult 10 000 sammu, 7 kiltsa. Liiga palju, või? Palju ei ole, aga lihtsalt need tänavad on nii kitsad ja vastikud, et see maa tundub nagu, ma ei tea, topelt, kui saaks niisama kõndida. Ja ma just rääkisin ka vlogile, et kui ma peaks nimetama ühe kõige suurema põhjuse, et miks ma ei tahaks mitte kunagi Tais elada, siis see oleks see, et freaking liigelda ei saa nagu. Eriti minul, kes ei suuda isegi rolluga sõita, vaata. Et kui ma peaks jääma selle peale nagu... Noh, et ongi, et samme teha, vaata, fitness eesmärgil puhetalt. No rollult on vaja siin, ilma rolluta ei saa siin mitte midagi. Ma ei kujutaks nagu elu ette, kui me peaksime siin taksodega terve aeg liiklema või jala või ühistranspordi või millegi muuga. Ükskõik mille muuga, isegi autot ei saaks rentida. Nagu niivõrd ebameeldiv on lihtsalt siin kitsastel tänavatel nagu liigelda autoga. Aga rollu on idekas variant, nagu idekas. Minul oleks see liiklemine, mis sinu jaoks oleks võib-olla kõige suuremad põhjused, miks Aus on sinu jaoks parem kui Tai? Sest sulle ikka väga Aisa meeldib selles suhtes. Mulle väga meeldib jah selles suhtes, aga Ausis on raha, kui tahad tööl käia ja Ausis on ilus ilm ja Aus on tsiviliseeritud minu meelest, et iga nurga taga ei ürita sind keegi tõmmata ja nagu hinnad ongi sellised nagu nad on ja liiklus on nagu safe ja et selles suhtes omamoodi mõnus, aga nagu ongi, kuna terve elu või pool elu on selline elu olnud, kus kõik on tsiviliseeritud, siis on huvitav siukses maailmas natukene toimutada vahepeal. Jah, et valgusoorid midagi ei loe ja... Ja punane, vaat lihtsalt üle, täis savi. On jah.
omamoodi mõnus, aga eks jah, kopa võib ette visata mingi aja peale kindlasti siuke asi nagu. Aga ei tea, siiamaani ei ole visanud. Ja sulle ikka väga meeldib tegelikult. Pigem küll. Mis me nüüd teeme ujuma? Nüüd me joome õlle ja siis lähme ujuma, nagu ikka. Mis nagu ikka, sa räägid, nagu see oleks mingi iga õhtu plaan. Jah, ookeanisse tahaks minna küll. Palav on. Väga palav on. Eesti mehe vibes on praegu. Okei, davai. No nii, samal ajal kui hommikul käisime jõusaalis, siis peale seda käisime protepannasid söömas, ülinoorem leidsime ülihea healthy koha, kus sai Martiga mõlemad protepannad, mis olid räigelt head, kohvi, Jarti võttis veel värske pahla ka ja need saime $40. Poisid läksid nüüd, käisid juuksuris ja ma käisin samal ajal massaažis ja nii mõnus on olla ja nii hea nagu ikkagi ripsmedel lappes, aga aushindadega ikka anna võrrelda, siin saad tunni ajase massaaži ja väga okei massaaž, väga hea massaaž ja oli ainult mingi 400 bahti ehk siis mis on mingi $20 või midagi ja täiega hea ja nii hoolitsevad ja nii hästi teevad, et mina jäin küll väga rahule, aga jah, ma arvan, et nüüd lähme koju ja siis mingi aeg hakkame välja vaatama. Lasevad tussis pingpongi palle välja ja me saame minna seda vaatama täna. When? Right now. Nii uhke tunne! Same. I win. I win now. Здоровье! No nii, peojärgne hommik Arti ei suutnud. Ühe korra sai maailma parimad pannad ära siit hea odav hinnaga ja alustame ka teist hommikut siin Trooper Eatsis. Täiega hea koht. Peab hakkama kodus ka tegema talle neid. Aga minu kohe jõudis ka. Thank you. Üli hea. Menüüs on kõik makrod, asjad kirjas, kõik proteed. Kuidas on? On sama hea kui eile või? Väga hea. Ühesõnaga täna ma ei ole üldse vloginud, aga meil midagi kõige erilisemat ei ole teinud. Me käisime hommikul jõusaalis ja siis nüüd tulimegi pühapäeval on Old Phuket Townis on night market, see toimib ka ainult pühapäeviti ja ongi terve tänav on siis täis neid erinevad vendorid ja see on siin nagu nii-öelda üks main attraction, mida teha. Aga jah, ma ei tea, meil on täiega suveniire vaja, sest tegelikult meil on homme on juba canoe trip Islandile ja peale seda on meil veel üks jetski trip, nii et tegelikult on meil ainult 2 päeva veel, et üldse ringi shopata, nii et mul on suveniire vaja. Ma ei teagi täpselt, mida ma viin, sest meil tegelikult kohvrites ei mahu väga palju nagu kaaludega. Aga jah, kui olete kunagi Phuketile tulemas, siis this is your place nagu, et asju proovida. Vaata, võtavad sult kinni sealt. Südaga. No nii, tere hommikust, täna on 8. reisipäev ja meil on nii book itud Phi Phi Island snorkeling tour ja tulime suht uhke bussiga, tulime siia, käime mingi 3 erinevat saart läbi, käime erinevates kohtades snorkeldamas, mingi beach baarides asjades ja nüüd tulime siia kaile, siis täiega suruti, et opa, et peate siin paadi eest, et peate pilti tegema, ma ütlesin, ma ei taha pilti vaata, et sa ei kindlustuse jaoks
kindlasti see jaoks peate tegema pildi ja siis ma just ütlesin Artile, et selle jaoks, et kui midagi juhtub paadiõnnetus, siis saavad mentidele näidata, et opa, et näed, siuksed need turistid välja nägid, vaata. Vlogi nüüd, Kreus, räägi midagi ägedat. Kreus ei räägi mitte midagi, vlog tuleb nii igav lihtsalt. Midagi küsib Kreusilt, no kuidas meeldis? Meeldis. Oma järjekorras, et tahab liialt taas pilti teha. Jaa. Yeah, please follow the road. Stand there. Don't go down to the deep water and don't go down to the deep water. Aga jah, ma tegelikult TikTokis nägin, keegi teine juba postitas seda, et kui siia Maia Beachi tuleb, siis igal pool on, või no öeldakse, et vette ei tohi minna, sest et päikesekreemis olevad kemikaalid tapavad kohaliku nagu marine life'i ära, et need korallid ja asjad surevad ära, siin on üle 500 liigi erinevaid nagu koralle ja kui turist oma päikesekreemi kujuma läheb, siis kõik läheb ära rikutud, nii et jah, kui see, ma ei tea, mida sellest järeldama peaks. The time for canoe, it's going to be 20 to... we're going to go to swimming. My cookie are going to make for you. What do you say? So cool. Wow. Holy shit, we're in the middle of the island. No nii, väike reisi lõpp, me oleme juba lennujaamas, ootame boardimist, aga nagu ikka Taimaal härra reisikaaslane eile sai natukene viimase päeva rollu julgust. Nagu ikka juhtub, et viimasel päeval mõtled, et siit tahaks kõva vend ja värki ja paned täiega hullu ja Kreusi jõuab Perti siis niimoodi, ma näitan teile kohe. Ehk siis tavaline inimene, kes rolluga tuleb auku ilusti. Ei rollu midagi, juhtub. Näite küünamakiga. Tegelikult on veel põlvel ja uus on igal pool. Kuidas kommenteerid või? No ikka juhtub, ei ole hullu. Pulma teeks parem pere. No nii, Perdis tagasi vetsud, mis on puhtad liiklus, kus ei ole mitte ühtegi rollut ja kõik sõiduautod sõidavad enda rivides rahulikult ja tagasi tsivilisatsioonis ühesõnaga. Täiega nice ja täiega soe on ka Perdis. Et Eestisse, kui peaks tagasi lendama, oleks kindlasti palju suurem šokk. Aga jah, thank you for watching. Arti, ütle ka, teeme lõpusõnad või? Mis me teeme? No teeme selle hästi see cringe'i, see tavaline lõpu see vaata, et aitäh, et vaatasite ja subscribe'iga See on sinu channelit. Davai, järgmise videoni.